Tere, armas vaataja! Minu nimi on Katariina Ratassepp ja algab saade Naudime elu. Meid ootavad ees maitseelamused, räägime kunstist ja loodusest ja kohtume ka päriselt loomadega. Aga kõigepealt me läheme mere peale. Mida teie firma pakub? Meie firma pakub jahisõidud. Jahi peal võib teha sünnipäev, naistepidu, meestepidu ja siis iga reede meil on kruiis, 2-tunnine kruiis Tallinna lahel ja puuride all. Väga lõbus ja mõnus. Kui palju inimesi sellele kruiisile mahub? 12 inimest mahub. Kas ma saan teie firmast rentida ka jahti ilma kaptenita? Võib küll, kui teil on sobivad paberid, siis võib rentida ilma kaptenita. Mis on kõige lühem aeg või kõige pikem aeg, milleks jahti rentida saab? Kõige lühem aeg on tund ja siis kõige pikem see on nii kaua, kui te tahate. Võite võtta nädala aja jaoks. Saan aru, et teie meeskonnas on nüüd ka saksofonimängija? On küll. Elisa on meie uus meeskonna liige, kes mängib saksofoni. Kust saab teie jahte rentida? Meie veebileheküljel saab siis Facebookis ka ja võib ka helistada meile. Kus teie jahid seisavad? Meie jahid seisavad Lennusadamas ja siis Pirital ka. Kas sõitu saab siis alustada kas Lennusadamast või Piritalt? Jah, täpselt nii, aga me võime tulla iga sadamasse, kus on kliendid. Nüüd ma tulin ühte imearmsasse lillepoodi, et homseks emadepäevaks oma emale üks ilus kimp kokku panna. Kui sinul ei ole veel homseks ideid, siis võib-olla saad praegu mõne hea idee. Küsin kõigepealt, milline on Jardini lugu? Jardin on tegutsenud juba üle 20 aasta, et Lõuna-Eesti inimesed teavad meid kindlasti rohkem, sellepärast et meie Jardini lillepoodide kett on alguse saanud Tartust. Ja Tartus on meil üle 10 poe, aga nüüd oleme juba otsapidi ka Tallinnasse jõudnud ja üle Eesti on meil lillepoode. Homme on emadepäev ja ma arvan, et kõiki vaatajaid huvitab kõige rohkem, et milline on just see õige kimp emale emadepäevaks. Väga õige. Ma loodan, et kõik emad saavad emadepäevaks mõne ilusa lille või lillekimbu. Emade puhul ei ole oluline, millist lille sa kingid. Peaasi, et on üks südamest tulnud lill või lillekimp. Et emadele võib kinkida nii lõikelilli kui ka potililli, kes soovib kevadisi armsaid potilille, näiteks nartsissi, või siis võib-olla midagi põnevamat, õiterohkemat hortensiat, et kindlasti leiab iga kinkija oma emale sobiva lille. Mis kõige populaarsem lill või kimp emale on? Raske öelda, sellepärast et see sõltub jällegi kinkijast ja kingisaajast.
et kuidas kellelegi, iga lill on erinev, samamoodi nagu iga ema on omamoodi kallis ja armas. Jardinil on e-pood, me saame saata lilli üle Eesti iga päev, ka emadepäeval ja tellimine on väga lihtne. Tuleb kõigepealt minna meie kodulehele jardin.ee, välja valida sobiv lillekimp ning täita ära andmed oma ema kohta, et me teaksime, kuhu seda lille saata. Jardini lillepoed asuvad üle Eesti ja lisaks on meil Tartus ka aianduskeskus. Meil on üle 100 töötaja, et kui ka vaatajate seast leidub kedagi, kes tunneb, et lillede seadmine ja teiste inimeste hetkede kaunistamine on tema kirg, siis häid töötajaid on meil alati vaja, võib meiega ühendust võtta. Mina panin siin Arsenali keskuse Jardinis selle kimpu oma emale kokku peaaegu täiesti ise. Täpselt samasugust kimpu saab Jardini e-poest tellida. Selle nimi on seal Emake. Ja mul on teile ka üks hea uudis. Nimelt mai lõpuni saab Jardini e-poes kõiki lilli tellida 20% odavamalt, kasutades sooduskoodi Naudime. Naudime siis ilusaid lilli. Mulle tundub vahel, et Eesti rahvustoit on sushi, sest ma ei tea mitte ühtegi eestlast, kellele ei maitseks sushi. Nii et lähme siis nüüd sushile. Kas ma saan õigesti aru, et minu vastas istub üks suur sushi-fänn? Ja, mina arvan küll, et mina olen Rakvereks kõige suuremaid sushi-fänne. Kas siis sellest ka tõukus see idee avada siin selline tore sushi-koht? Ja, Sushi Tiger on Rakveres olnud 6 aastat ja enne seda, kui me restorani avasime, siis Rakveres ei olnudki mitte ühtegi sushi-restorani. Mida sa nüüd siis tegema hakkad? Mina teen teile praegu ühe sükse California stiilis sushi rulli. Et sushi juures on kõige olulisem üldse on sushi riis. Teisel kohal on alati kala. Et riis on selline spetsiaalne riis, mida kasvatatakse spetsiaalselt sushi söömiseks. Kindlasti ei tohi kasutada mingisugust teistsugust riisi, ei basmati riisi, ei pruuni riisi ega midagi sellist. Ja sushi keeratakse nori sisse. Nori on siis merevetikas, mis on siis grillitud ja selle sisse me selle sushi riisi siis keeramegi. Kas Sushi Tigeri menüüs on tavalised sushid või on teil ka midagi erilist? Sushi Tigeri menüü ei ole ainult, ei koosne sushidest, vaid lisaks sushidele pakume ka erinevaid pastasid, suppe, salateid ja lisaks sellele on meil ka väga lai laste menüü, aga eriliselt võiksin välja tuua väga suure ja laia meie küpsetatud sushi menüü, mis on väga populaarne kõikide Rakvere ja Eesti klientide seas. Mina korraldan Sushi Tigeris teisel korrusel sushi koolitusi. Lisaks sushi koolitusele on mul veel Jaapani nuudlikoolitus ja Hiina hotpoti koolitus. Koolitusi korraldan ma erinevatele ettevõtetele, erinevatele seltskondadele sünnipäeva raames. Kui mitmele inimesele need koolitused on siis? Kuni 20 inimest on selline mõnus seltskond. Koolitus tehakse sünnipäeva puhul näiteks või mingi firma ürituse puhul? Või? Oleme teinud ettevõtetele, oleme teinud sünnipäevaks, oleme teinud naistepidudeks, sõbrannade õhtuks, et kõik on väga teretulnud. Oli väga põnev jälgida, kuidas üks tõeline meister valmistab sushit ja mis siis nüüd muud, kui hakkame nautima. Me kõik teame,
et Eestis üha enam populaarsust koguv nähtus on põgenemistoad. Aga nüüd me saame kohe teada, mida erilist on Rakvere Military Escape põgenemistoas. Mille poolest teie põgenemistuba on eriline? Ma arvan, et eriline on ta selle poolest, et me imiteerime sõjaväge või kaitseväge. Ma ei tea, et oleks kuskil Eestis tehtud militaarteemalist põgenemistuba. On analoogseid asju kindlasti, aga reaalselt sõjaväelaiku mina näinud ja kuulnud ei ole. Ja imiteerime siis veoautot, Kass 53, kuhu paneme 4 inimest luku taha, käed raudu ja hakkavad ka põgenema tund aega siis põgenemiseks. Kui kaua teie põgenemistuba on töös olnud? Töös on olnud või augustis saab meil 2 aastat. Et täna ongi täpselt see aeg, kus peaks hakkama tubade sisusi muutma ja edasi arendama. Kas ma saan õigesti aru, et teil on praegu 2 tuba, mida saab külastada? Täna mängus on meil 2 tuba, jah. Ehitame ja plaanime teha päris suurelt koostöös Päästeametiga 3. tuba, mis täna ongi ehitusjärgus, ja mõte ja plaan on teha ka väliüritustele pop-up telk või siis suur konteiner. Et kui Päästeamet kutsub üritusel, ütleme siuke vaba aja üritus, kus Päästeamet õpetab küll ohutust ja muud, et panna ka sinna siuke nurgake, kus saab siis proovida ja põgeneda. Ja samas siis õppida ka läbi selle põgenemise. Mida põnevat teil tulevikus plaanis on? Plaan on päris suur teha koostööd Elva põgenemistoaga ja mõelda midagi sellist välja, mida keegi veel pole teinud. Ehk või mõte on panna 2 tuba kokku. Ehk kui mängivad Elvas inimesed ja mängivad ka siin Rakveres inimesed, et nad teeksid koostööd. Kui sind huvitavad ka militaarsemad seiklused, siis võta paar sõpra kampa ja tulge pange ennast proovile. Ja nüüd on meil aeg teha väikene burgeripaus. Mis burgeri ma võiksin siit nüüd valida siis? Ma valin selle Kim burgeri. Mille poolest on Grillers burgerirestoran eriline? Grillersi burgeri restoran on selle poolest eriline, et me teeme käsitööburgereid, et see on ikkagi, ei ole kasutatud mingit mikrolaineahjusid või niisugust asju, et me kasutame grilli, saiad röstime saiarösteris, meil tulevad saiad siit kohalikult pagarilt, liha on meil kohalik, veiseliha tuleb meil Rohumaa veis siin samas Lääne-Virumaal kasvatud, lammas ja kana on eestimaine toode, pifid, asjad kõik teeme ise valmis. Ise kasutame hakkeid, põhimõtteliselt kõik kastmed, kõik mis vähegi võimalik, me proovime ise valmistada, et meil ei oleks mingit poolfabrikaate ja ehedat toitu siis pakkuda. Mis on kõige huvitavamad burgerid teie menüüs? Me oleme proovinud lähtuda burgerite valmistamisel maitseelamusest, samamoodi ka, et inimesed, kui nad tulevad sööma, siis nad saaksid head maalast burgerit. Põhimõtteliselt me teeme kõik well done'ina, aga me pakume ka mediumit ja medium pluss ja isegi medium miinus, kui inimene soovib. Eesmärk oleks siis pakkuda inimesele mahlast, head maitsevat toitu ja et kaoks ära see mõte, et kiirtoitlustus on kui rämpstoit, et see ei ole rämpstoit. Et siin täiesti kõik vajalikud ained ja mineraalid, mis inimese keha vajab, saab täiesti ka kiirtoitlustusest kätte. Peab mainima, et selles söögikohas on ka väga huvitav kirjandus. Ja palun, kädise teile. Aitäh!
siis maitsma seda väga huvitavat ja väga suurt burgerit. Tõesti päris huvitav maitseelamus ja kõige toredam selle juures on see, et see on kohalikust toorainest. Mina olen enda käe kõrvale saanud ühe hobuse, kelle nimi on Evita ja kohe me räägime pererahvaga juttu, kes need hobused siin on ja mida nendega kõike teha saab. Me oleme siis nüüd maandunud mõnusasti siia kamina ette ja saan aru, et selles samas majas te pakute ka majutust ja sauna. Ja, see on meie puhkemaja. Meil on üleval korrusel on toad ja siis alumisel korrusel on selline kaminaruum, siin on saun ja siin samases majas teeme ka süüa ja pakume siis külalistele võimalust meie juures peatuda. Ja ühtlasi saab siin siis ka ratsutada. Ja ühtlasi saab ratsutada ja suveti on ratsalaagrid, nii et terve suvevaheaeg, talvevaheajad, kevadvaheajad on siis lapsi täis. Kui palju hobuseid teil on? Hobuseid on meil praegu 22. On siis kõik kohalikud tõud, on Eesti tõugu hobuseid, on Tori tõugu, on Eesti raskeveo tõugu ja siis on erinevaid väiksemaid veel ka. Kui kaua teie talu on tegutsenud? Tegutsenud oleme aastast 2002. Sai kõik alguse, kui me tegime oma esimese talli, siis esialgu tundus, et me tegeleme rohkem programmid lastele, siis meil majutusvõimalust veel ei olnud ja siis mingil hetkel tuli vajadus teha endale selline majake, kus talvel ka külalisi vastu võtta, et me saaksime siis kogu perega aastaringselt teha siis tööd ja sellest ära elatuda. Et siis me tegimegi aastal 2009 selle maja. Kas ma saan õigesti aru, et teil on ka sisemanees, et teil saab talviti ka sees ratsutada? Ja, tallis on meil trennid, et tall asub siis siit sellest majast ja meie enda kodust kilomeetri kaugusel ja tallis on tegevus aastaringselt, et talvel on treeningud, on sisemanees, teeme võistluseid, enda õpilased siin käivad võistlemas ja suvel on siis rohkem selline turismi poole töö. No nii, nüüd ma maitsen natukene Arma talu perenaise poolt valmistatud snäkke ja siis lähme seikleme edasi. Minu käes on põdrasamblik mustikaleotises ja minu selja taga on laud täis väga huvitavaid ja väga erinevaid asju, mis kõik on metsast pärit. Kuhu me oleme tulnud ja millest me räägime? Kohe saame teada. Täna olete tulnud Sagadi metsamuuseumisse programmile Mets toidab. Ja metsa on meil Eestimaal palju, mets toidab kõiki metsaelanikke ja samas me saame ise ka sealt midagi põske pista. Ja selle programmi käigus me jõuamegi arutada selle üle, mida praegu metsas saab, mida sealt üldse saab ja teisest küljest arutame me natuke ka selle üle, mida kõik metsaelanikud seal metsas söövad. Saate ise täita ülesandeid selle kohta, millest metsloomad toituvad, kui neil on valikud, millist toitu nad valiksid, aga kindlasti põnevam osa on see, et mis meile endale toiduks sobib. Ja kuna praegu on just kevadine aeg, siis on metsast väga palju põnevat saada, mis rikastab meie toidulauda. Siin on üks täna hommikune korvitäis, kus siis on toredad naadilehed. Inimesed arvavad, et naat on see hirmus umbrohi ja mis on oma erilise maitsega. Ja siin näidiseks nende nurmenukkude juures on selline suur naadileht, mis on juba söömiseks natuke liiga suur ja tema
maitse enam ei ole nii meeldiv ja sellest võibki olla jäänud arvamus, et naat on üks väga imeliku maitsega taim, kui naadilehti korjata siis, kui nad on niisugused pisikesed ja alles hakkavad avanema ja kui vihm on neid kastnud nagu praegugi, siis nad on väga maitsvad. Samamoodi on lugu võilillelehtedega, siin on ka hästi pisikesed, teate ju, müüakse salati nii-öelda beebitaimed ja need on ka võilille beebilehed, mis on värsked, head, seda mõrumaitset on parajasti natuke, et ta oleks mõnus, aga et ta veel liiga suuri. Sagadi mõisa restoranis kasutame oma menüüs palju ulukiliha, metsasaadusi, kohalike talunike kasvatatud värsket köögivilja. Nagu te kuulsite, siis Sagadi mõisas on palju huvitavat ja ilusat, alustades kas või imelisest mõisa peahoonest. Aga täna me keskendusime metsale. Kui teid huvitab, mida imelist siin veel on, siis tulge aga vaatama. Aga meie läheme seikleme nüüd edasi. Me oleme nüüd tulnud maalikunstnik Toomas Kaskmanni ateljeesse, et küsida, millal ja kuidas sai sinust kunstnik ja miks sa maalid? Minust sai kunstnik ikkagi natuke lapsepõlves juba, kui see loomus ja see tegemistung oli ikkagi igasuguste asjade peale ja midagi huvitavat teha ja võib-olla ka isegi, et see on mul natuke geenidest antud, et minu ema tegi, aga ta nagu ta teadis, kuidas teha ja kõik, aga ta nagu otseselt nagu ise nagu kunstiga ei tegelenud, aga tal oli see sisemises olemas. Mina olen siis see, kes nüüd suudab seda nagu teostada, ütleme sellisel kujul, nagu ta praegu on. Et ma varem tegime nagu ehteid ja selliseid igast joonistusi asju, kui oli vaja minna kuskile sünnipäevale või kingituseks või midagi, siis ma oma tarbeks tegin, joonistasin, eks ole. Aga nüüd ma lihtsalt, kus ma olen juba siin nagu inimestele kättesaadavalt avanud sellise ateljee, kus ma saan nagu teostada oma asja, siis siin käib üle ilma inimesi. Alates kuskilt Jaapanist, Venemaalt, Norrast, Soomest, kust iganes, jah. Nii et seda ma ei kunagi tea, kes astub sisse Baskiiriast või kust iganes, selles mõttes, et selles mõttes on see huvitav. Ma arvan, et see on selline maailm, mis ei ole päris realistlik, aga mis nagu, võtab nagu sellise oma kujundi. Ta loob nagu sellise oma meeleolu sinna sellesse maali sisse, et siis on nagu see, ma arvan, et kõik kunstnikud tahavad seda, et mõistus segab väga palju kunstnikul asutud. Vaja natuke mõistusest kõrvalt hiilida, et sa saaksid nagu enda jaoks nagu sellise kätte, mis alateadvuses on. Kõik tahavad nagu seda alateadvust püüda, eks ole. Selle püüdmine ei olegi lihtne, see on ju kuldkala. Kuidas on kõige lihtsam seda mõistust välja lülitada siis? Võistlust välja lülitada on kõige lihtsam. Kui ma teile näite toon praegu, siis ma teen joonistustega, sest kui ma joonistama hakkan, siis ma saan joonistamisega, saan ennast, sest ma ei tea, mida ma joonistama hakkan. Siis mul tulevad sealt sellised asjad välja, et ma katsun mõistusest mööda minna vaikselt ja siis sealt tulevadki need asjad, millega ma saan seda enda sees nagu hoida, seda alateadvuse tegemist. Muide, see raam on ka kunstniku enda tehtud. Igal juhul neid Toomas Kaskmanni sisemisi maastikke ja unenäolisi maailmaid võib siis vaatama tulla Rakverre. Ma soovin teile kõigile homseks ilusat emadepäeva ja kindlasti viige oma emale lilli. Kohtume nädala pärast.